Hei, ma just lõpetasin Mastermindi sessiooni oma Amazoni kogukonnale ja seal tekkis päris mitmel inimesel üles küsimus, kust leida aega, et alustada ettevõtlusega. Väga hea küsimus, väga relevantne küsimus. Ma ise olen pidevalt sama küsimuse küünis ka ja ma olen hästi palju asju läbi katsetanud, nii et mõtlesin, et ma teen kiire spontaanse salvestuse ja mõningaid nippe jagan. Kommenteeri, laida, kiida, ma ei tea, mata maha, kui ei toimi, aga äkki on kasu, äkki siit tuleb mõni nipp, et saaksid enda asju veidi kiirema tempoga tööle lükata. No fakt on ju see, et keegi meile kuskilt raha ei anna, aega ei anna ja võib-olla isikliku energia reservuaar on ka piiratud. Ehk siis minu arvates ettevõtja esimene töö ongi paika panna see, et kus ma saan ressurssi, kus ma saan ettevõtluseks alustamisest raha, kus ma saan aega, sest enamik meist ju ikkagi on kas, ma ei tea, põhitööl või siis mõningad naised on lastega kodus. Et kalendri järgi justkui nagu meie aeg oleks täiesti ära planeeritud ja kui kohe peaks näpu peale panema, siis nagu vaba auku ma suht garanteeritult nagu ütleks, et ükski ettevõtlik inimene nagu vaba auka oma kalendrist ei leia, sest ta on ju ettevõtlik inimene, ta teeb ju mitmeid asju ja siis on see kiire ja hästi läheb, aga võiks vähem tempot olla. See tunne on vist paljudel ettevõtlikel inimestel. Nii et see on esimene väljakutse, leida aega, leida raha ja leida isiklikku energiataset, et tekitada inerts. Ma korraks igaks juhuks ütlen ka, kes ma olen, kus ma tulen, unustasin selle osa täitsa ära. Mina olen Egle, olen ettevõtja, olen põhitöö kõrvalt äkki mingisugune 4-5 erinevat ettevõtet proovinud teha, seda kõik põhitöö kõrvalt. Hetkel koos tiimiga arendame tooteid välja Amazoni klientuurile, rahvusvaheline punt, miljonid inimesed. Oleme, ma ei tea, üle 200 000 kliendi teenindanud oma portfelliga ära. Ja Amazoni ettevõtte panin püsti, kui mu 3. laps oli äkki 6-kuune. Et tegelikult nagu kõnnin seda teed, mida teile proovin juhatada kättega. Walk the walk, talk the talk. Nii et ma olen praktik ja olen madistanud palju ajapuuduse teemaga. Inerts on vaja ettevõttesse luua. Kui sa tahad midagi käivitada, siis see ei käivitu sellest kohast, kus me ainult mõtleme. See ei käivitu ainult sellest kohast, kus me käime ainult konverentsidel. See ei käivitu sellest kohast, kus võib-olla mul on pool tundi päevas, et midagi ära teha. Minu praktikas on vaja leida vähemasti 3 tundi päevas, vähemasti 3 kuud järjest. Kui sulle nüüd tundub, et see on täiesti võimatu, no ma ei tea, vaata lõpuni, äkki ikkagi on võimalik, aga väiksem commitment kui see minu hinnangul ühtegi ettevõtet alustada ei saa, sest et isegi 3 tundi päevas, no ütleme nii, et see on bare minimum. Tegelikult sul on vaja keskenduda oma uutesse teemadesse, sul on ilmtingimata vaja kindlasti ka õppida ettevõtluseks vajalikku teadmist. Poole tunni kaupa sa ei suuda lihtsalt minna sinna mulli sisse, sinna teadmiste süsteemi. Kuidas hammasrattad töötavad, mis mõjutab mida ma pean veel juurde õppima. See süvenemise tase tekib ainult ajaga, see ei teki 30 minutiga. Nii et 3 tundi päevas ma kuskilt nagu arvan, et vähemalt ei saa. Ja võib-olla see küsimus on hea sissejuhatus selleks, et kas sa tahad olla ettevõtja. Ettevõtja ei ole inimene, kes istub võrki käes ja loksutab jalgu ja siis on kokteil käes alguses. Vähemasti mitte alguses ja vähemasti mitte siis, kui ettevõte on kasvufaasis. Need pildid on pigem mingisuguste kursuste müümiseks, mingisuguse unistuse aktiveerimiseks sinu sees, et sa oleksid nõus välja käima pappi selle kursuse eest, mida sulle kuvatakse. Ettevõtja elu näeb välja kohati päris tegevusi täis, eriti kui sa tahad inertsi sisse lükata kuskile, mis vajab palju õppimist, vajab palju katsetamist, vajab isegi riski võtmist, siis on vaja inerts sisse lükata su enda ebamugavustsoonis olemisse. Ja hoog on sisse vaja lükata ka sellesse, et su enda elu malenupud on vaja ümber mängida. Ümber on vaja mängida
8. kategoorias, 9. paljud meist ei saa ümber mängida ja ei tule ümber mängida. Kui sul on lapsed, siis sul on lapsed, seda fakti lastekodusse sa neid ei anna, vanaema nimele sa neid ei kirjuta. Lapsed on lapsed, need on toredad, nendega sa saad veitsa võib-olla tuulutada oma krussi läinud ajusid, on ju. 8 kohta on need, kus põhiline osa päevasest ajast läheb. Minu subjektiivsel kogemusel on 3 nendest sellist, mida ei ohverda mitte mingil juhul. Esimene on see, et kui sa pead palgatööd tegema, siis loomulikult sa teed palgatööd, sa teed seda hingega ja sest, et sa oled selle töö ju mingiks põhjuseks valinud, see on sulle huvitav, sa arened seal või siis panustad ja teed seda edasi, sest et nii-öelda raha teenimine, finantsiline pool on absoluutne must, seda ei tohi kuskilt katki jätta. Nii et professionaalne igapäevane tegevus, siit me nagu allahindluseid ei tee. Trennist ei saa allahindlust teha. Kui sa oled põhitööl ja õhtul või hommikul või lõunapausil tegeled oma lisaala väljaarendamisega, õppimisega, katsetamisega, siis väga sageli, ütleme nii, et ma kujutan ette, et väga enamik meist ei õpi müüriladumist, enamik meist ei õpi, kuidas, ma ei tea, asfalti panna, mis on ikkagi suht füüsiline. Enamik meist istub arvutis ja tekitab teadmisi digiseminaride kaudu, midagi sellist. Trenn on vajalik, sest et sa kärsatad aju nii läbi, et su tempo on põhimõtteliselt 30% peal, kui su keha üldse ei liiguta ennast. Sa suudad teha paar tundi tööd ja siis kehas hakkab ära vajuma. Sul on vaja, et energia liigub, veri liigub, mingid ained käiksid ringi, et su tagumik ei oleks toolikujuga, et sa ei võtaks ilgelt kaalu juurde kas või, sest jube lihtne on õppida, panna snäkki sisse, õppida, vaadata, et lõunaaeg on, siis õppida, katsetada, võtta mõni hea jook. Ja ennegi kui aru saad, siis paljud said COVID-i ajal justkui nagu selle laksu, et oh my god, COVID-i kilod, eks ju, et istun arvuti taga ja midagi ei tee. Füüsiline peab olema, su mõte liigub palju paremini kui füüsiline ja seda ma ei ohverdaks mitte mingil juhul. Kui sa muud ei saa, siis 4 korda nädalas mingisugust trenni ikka saad teha, et piisab 1,5 tunnist ka. Ja isegi kusjuures viimasemad teadusuuringud räägivad seda, et no näed sa, mul tuleb siin ka kõne sisse, et polegi vaja 3 tundi järjest higistada kuskil, et piisab kõrge raskusega aeglane trenn, kus sa teed võib-olla 3 setti 12 korda kuni failure'ini, ehk siis sa valid sellise raskuse, ma ei tea, handlitele, et sa suudad 12 korda teha. Ja 12. on niimoodi, et sa peaaegu sured ja kui sa teed seda 3 korda järjest seda setti, siis põhimõtteliselt sellest piisab ja sa teed, kas sa teed ülakeha, teed sa jalgu, teed sa core muscle'id ja see ei võta rohkem kui 20 minutit tegelikult aega. Kes vähegi Mindvalley't vaatab, et seal 10X programm on täiesti sellele keskendunud ja mulle sobib ka, sest et ülejäänud pool tundi ma siis tegelen jõusaalis venitamisega ja siis veits istun saunas ka, väga chill. Ja kust sa ei hoia veel kokku, on kindlasti uneaeg. Ei tohi tõmmata ennast tudengilikult all-nightereid ehk öötööd tegema. Sa oled täiega juust, kui sa teed seda. Sa oled täiega rumal, kui sa teed seda, sorry nagu. Magama peab, sest sul on vaja teravust, sul on vaja särtsakust, sul on vaja uusi ideid, sul on vaja, et su silmad näevad rohkem kui mingi tunnel vision, et mingi Excel. Võib-olla ma ei pea selle Exceliga tegelema, võib-olla ma teen hoopis valet asja. Sul on vaja, et sa oled grounded ehk siis maandatud läbi trenni ja et su pilk on avar läbi selle, et sa magad piisavalt tunde. Nüüd tulles selle juurde, et meil on ju päevad täis planeeritud, siis nad on täis planeeritud asju, kus võib-olla saab malenuppe liigutada. Ma pakuksin välja mõned kategooriad. Võib-olla nad ei meeldi sulle, võib-olla sa protesteerid ja ütled, et näiteks sa ei saa elada ilma teleka ja Netflixita. Ma ei tea, ma ei ole võib-olla juba mingisugune 20 aastat peaaegu olnud väga pühendunud telekavaataja, sest et elus on nii palju teisi toredaid asju ka teha. Aga pakuks täiega seda välja, et kokku saab hoida. Okei, ma ütlen selle asja ära. Sa ei pea hoidma eluaeg kokku.
kui sa võtad näiteks selle, et ma teen 3 kuud, ma teen intensiivset momentumi sisse lükkamist oma mingisugusele mõttele. Ma annan sellele 3 kuud aega, ma teen 3 tundi päevas, 3 kuud järjest. Selleks perioodiks ma saan natukene optimeerida näiteks sõprade ja perekonnaliikmetega kokkusaamist. Ma pakun välja näiteks, et sa enne tööd teed hommikukohvi. Paljusid kohvikuid on avatud niimoodi, et nad on juba 7 lahti, 7:30, 8, et sa jõuad hommikukohvi nendega ära teha ja siis lähed tööle. Või sa teed lõunapausi koos oma sõpradega, aga sa ei tee mitte midagi sõpradega õhtul. Sest õhtused ajad me bronnime võimalusel sinu 3-tunniseks plokiks, et sa saaksid oma asja teha. Ja kui sul on lapsed, siis sa pead vaatama, et sa saaks nad magama või siis su elukaaslane paneb nad magama. Teedki diili, et 3 kuud järjest teeks üks asja, et ma panustan asja arendamisse, aga ole hea, võtta sina 3 kuud laste magamapanek enda peale. Ma ise tegelikult olin isegi seisus, kus ma panin väga sageli lapsi ise magama. Juhtus muidugi see, et ma panin nad 9 voodisse ja ma ei tea, 10:30 keegi veel tahtis mingisugune juua ja tahtis pissile ja see nagu täiega frusas ära, et mingisugusel hetkel ma tegin küll 10-st 1-ni, 11-st 1-ni, et siis ma ei saanud siin 3 tundi kätte, aga see on life, nagu see on elu, et sinna ei ole mitte midagi parata. Nii et sõbrad, tõmba hommikusse ja lõunapausi. Ära vihka mind selle eest, et ma nii ütlen, sest sõbrad on nii tähtsad, ma nii armastan oma sõpru. Naudingud, hobid, meelelahutus, vaimsed teemad. Meie generatsioon on mega vaimne areneja teema, eks ju, et me võtame mingisuguseid laagreid, mediteerime, kuulame seminare, värke-särke, et tegelikult korraks saab selle pausile panna, midagi ei juhtu sinu vaimse arenguga või spirituaalse arenguga, kui sa 3 kuud enesearengu materjali ei tarbi. Emotsionaalsed elamused. Mul on jällegi nii kahju, nagu Netflix telekas käib sinna hulka, kinos käimine, õhtused peod. 3 kuud ei lähe hängima. 3 kuud võib-olla ei grilli õhtul kella 12 naabri perega. Tegelikult ei tapa, kuigi see on ebamugav. Samas mingi asja käivitamine mõnes mõttes on alati ebamugav, sest see on mugavustsoonist väljaspool, ehk siis see ebamugavus pigem panustab. Loob sulle seda ressurssi, mida sul vaja on, ehk siis keskendumiseks vajalikku aega. Kui sa tahad nagu väga ekstreemseks minna, siis nagu ma täiega, mul ei olnud väga pikka aega näiteks Netflixi subscriptionit. Sotsiaalmeediaga on võimalik seda teha, et oma sotsiaalmeedia feedid nii Instagramis, Facebookis paned unfollow või paned mingisuguse settingu, et sa ei näe postitusi inimestelt, kes ei panusta sinu unistuste täitumisse. Nad on su sõbrad edasi, aga sa ei näe nende hommikukohvi, sa ei näe nende, ma ei tea, kuidas nad koera kallistavad ja sa ei näe seda, kuidas nad Egiptuses reisil parasjagu passivad. Sinu sotsiaalmeedia feed näitab ainult seda, mis panustab parasjagu selle 3 kuu jooksul sinu kõige kõrgemaks hüvanguks, sinu spordi juurde. See võib olla mingisugune erialane näiteks mingi grupp või siis võib olla mingisugune arvamusliider, keda sa jälgid, keda sa reaalselt tahad näha. Ja loomulikult, kui sul on siin mehe, naise, lapse, vanaema, mingisugune oluline feed, selle jätad sisse. Aga kõik need ülejäänud 500 kontakti, need paned lihtsalt selleks perioodiks unfollow või paned mute'i peale, et su feed on hästi puhas ja sellisel juhul ei ole isegi vaja muretseda väga sotsiaalmeedias mõttetu scrollimise üle, sest et isegi kui sa lähed sinna scrollima, siis see panustab sulle. Ja sellest ei saa enam ajaraisk, vaid sa näed mingi ägedaid pisikesi, lõigukesi, klipikesi, mis nagu inspireerib sind edasi minema. Nüüd, stay at your phase ehk jää oma faasi on mega oluline. YouTube, Google, Instagram, nad on kõik üles ehitatud sellele, Facebook, et sa tarbiksid rohkem sisu. Kui sa oled algfaasis oma ettevõtte alustamisega, siis sul ei ole mõtet tegeleda ettevõtte mingi väga advanced tehnikatega. Pead olema väga-väga teadlik sellest, missugust sisu sa saad endale lubada ja tegele ainult enda faasi, ettevõtlusfaasi jaoks vajalike teemadega. Sa võid salvestada bookmarkida ära mingisugused hilisemad teemad, kui sa kardad, et sa hiljem ei leia neid ülesse, aga ma ütleks, et sisuloomet tänapäeval, eriti ingliskeelses sisuloomemaastikus on nii palju, et näiteks Amazoni valdkond, kus ma ise toimetan, 6 kuud vana informatsioon on anyway vana informatsioon. Ma väga ei muretse selle üle, et oh my god, äkki ma ei leia seda artiklit üles. Mis siis, kui mul ei ole mingi tullu library't ägedatest asjadest. Seda tuleb nii palju peale, et nagu pigem anda vabaks, anda lahti. Ma saan
taas selle info endale kätte, kui on minule õige aeg ja ma ei lähe klikkima sisusse, mis parasjagu ajaliselt ei ole mul õigel hetkel. Nii et ma tarbin filtreeritud sotsiaalmeedia sisu ja sellest filtratsioonist võtan ainult selle, mis on ajaliselt mulle kõige-kõige olulisem. Mis ma siia endale veel kirja panin? By the way, ma tegin mingi ägeda suure artikli ja siis see nagu kadus lihtsalt ära, sest parasjagu mul kadus ära Word ja Excel ja siis mul on OpenOffice ja siis OpenOffice'i dokument oli lihtsalt tühi. Google kalender, nipp. Kasutasin täiesti, et joonistada välja oma päev. Mis kell ma ärkan? Kas mul on 7 tundi uneaega? Tõmbasin selle sinna, vaatasin, kus mul on see 7 tundi. Kui ma teen 9-12, siis ma pean 12 minema kiiresti voodisse ära. Kui ma teen 10-1, siis mis kell ma üles ärkan, et ma saaksin 7 tundi und kokku. See on oluline teada. Kui ma üles ärkan, siis mis mul seal toimub selle päeva jooksul? Kui sul on lapsed, siis sul on mingisugune lasteaia või kooli mingi rutiin, eks ju. Kui sul seda ei ole, varasemalt oled võib-olla lihtsalt, ma ei tea, tund aega omaette mingit feed'i scrollinud, et siis juba on väikene plokikene leitud, mida sa saad panna kõrgemaks hüvanguks tööle, ehk siis lükata sinna sisse mingi plokk, mida asendada ei saa. Trenn, palgatöö, sinu enda ettevõtlusasi või siis teha see sotsiaalne asi ära, et sa ennast päris nagu ära isoleeriks, et sõpradega mingisugunegi side selle 3 kuu jooksul ja sul nagu hingetoitu peab ka natukene olema, ja saaks täidetud. Ja kui sa joonistad Google kalendrisse ära kõik need plokid, kus sa absoluutselt kindlasti maksimaalselt pead olema füüsiliselt selles kohas sellel ajal, siis lõpuks hakkad nägema neid kohti, et mida ma saan panna tööle enda jaoks. Ja enda jaoks tööle panna, sa saad väga sageli neid blokke, mis jäävad erinevate füüsiliste asukohtade vahele. Näiteks ma sõidan töölt koju, siis on mul mingisugune pool tundi kuni tund aega. Väga sageli, mina olen Tallinnas, see pool tundi, tund aega on väga klassikaline kojusõidu aeg. Ma jõuan juba ära kuulata mingisuguse asja. Teine koht, kus mina olen aega leidnud, on see, et kui ma käin trennis, siis ma pigem võtan sellise trennikoha, mis näiteks on kohe minu palgatöö kõrval, et ma saan kohe hüpata, mul võtab 5 mintsa, mul ei ole seda logistilist jama seal vahel ja ma hüppan kohe trenni. Tulles trenni, teaduslikud uuringud täna juba on tõestanud seda, kui su keha liigub ja pea õpib, siis see teadmine jääb sulle paremini kinni, paneks enda jaoks selle tööle, on ju. Sa ei saa minna jooksma külla vahele, kuulata podcasti ja eeldada, et sa saad panna asju kirja. Loomulikult ei saa. Häkk on nüüd see, et sa lähed näiteks jõusaali. Varsti kohe on ilmad külmad, enam ei saagi õues joosta. Too bad. Lähed jõusaali, paned oma klapid pähe, paned webinari või YouTube'i video, mida sa tahad oma unistuste loomise jaoks on sul vaja sisse võtta, eks ju, mingit infot, mingit teadmist. Ja ma saan täiesti aru, et õppimise üks osa on kirjutamine. Loomulikult on. Paberi peale sa kirjutada ei saa, kui sa oled jooksulindi peal, sest jooksulind on lihtsalt, tal on nii palju nurke, ebatasaseid pindasid, et sa oled omadega hädas. Minu väikene häkk on selline remarkable digitaalne paber. See on kõva ja kui ma lähen jooksma jooksulindile, by the way, ma ostsin endale reaalselt voodi kõrvale jooksulindi, et mõnikord, kui ma kuulan mingid 1,5-tunniseid asju, et siis ma saan nagu kodus teha, et see on ka väike ajaleidmise häkk, et ma ei pea isegi jõusaali minema. Et mul on jooksulind olemas, sest jooksulind annab nii hea sellise kardio. Sul ei ole vaja nagu mingit, ma ei tea, crazy't masinat, kus liigud mingit suvalises suunas. Tegelikult jooksulindist täitsa piisab, et kehal saaks hakata veri ringi käima ja samal ajal sul hoiad aega kokku, et jõusaali minna. Kodus saad duši jälle ära käia, selle peale ei kulu aega. Sa saad kirjutada kodus ja nagu win-win, eks ju. Ja kui sajab pussnuge, nagu Eestis sageli sajab, eks ju, sajab pussnuge alla, siis sa saad alati trenni ära teha. Ei ole nagu vabandust, et oh my god, nagu tuul on nii kõva või nagu ma ei tea, rahet tuleb, et ma ei saa minna trenni. Ma endal lõikasin selle nabanööri läbi, et trennist mul ei ole, mul on 0 põhjendust, et ära viilida, sest mul on kodus olemas jooksulind. Nii. Igasugused ooteajad, mis sul kuskil on, võib-olla tulevad kalendrist välja, kui sa käid rongiga tööl või midagi sellist, kuskil sa ikka ootad, näiteks kui sul on lapsed, mõnikord võid lapsed kinno, ära ise sinna kinno, siis mine, las nad vaatavad seda filmi ise, aga sinul on 1,5 tundi jälle mingisugust ajablokki endale võidetud. Nüüd mõned brutaalsed faktid, mis ilmselt, no saad välja või? Laps läheb õue.
brutaalsed faktid, mis võib-olla tunduvad ebamugavad ja ma olen saanud tagasisidet, et need faktid tunduvad nagu väga ebamugavad, aga ma ütlen, et ikkagi väljas need reaalselt toimivad. Korraskodu ei loo sulle ettevõtet. Sorry, dude, nagu mingisugune on okei luua ebamugavustunnet, minna ja avastada ebamugavustsooni enda jaoks siis, kui mu kodu ei ole 100% kogu aeg puhas. Mis siis, kui mul on veitsad põrandmust? Mis siis, kui mul... aga siin on täiega võimalus, vaata. Kui sul on lapsed, isegi kui sul ei ole lapsi, sul on elukaaslane, on väga oluline võtta see õpimomendiks. Kuidas ma saan organiseerida toetava süsteemi niimoodi, et mina ei kanna kõike seda? Kui sul on laps vähegi, ma ei tea, juba 5-aastane, ta suudab nõud ära pesta, nagu päriselt suudab nõud ära pesta, ta suudab lilled ära kasta, ta suudab tolmu pindadelt ära võtta. Vanemad lapsed suudavad nii palju rohkem, nad suudavad juba prügiga tegeleda, nad suudavad tolmuimejaga tegeleda, nad suudavad sul isegi terrassis, ma ei tea, teha seal mingisuguseid rohimise või aiatöid, kui sul on aed. Nad suudavad teha palju ja meie alustavate ettevõtjatena väga sageli jätame selle ajaressursi enda jaoks täiesti kõrvale, sest me oleme harjunud kõiki neid asju ise tegema, aga see on ju sinu ressurss. Pane see ressurss enda jaoks tööle ja tegelikult sa teed oma lastele hea teo, et nad õpivad tegema asju teatud režiimi kohaselt. Sinu asi on välja mõelda, mis peaks juhtuma, et need tööd juhtuksid võimalikult kergelt niimoodi, et sa ei sekku nendesse vahele. Kas sul on näiteks mingisugune boonussüsteem, kas sul on seina peal mingi graafik, kus laps saab panna kirja, et ta on ala lilled ära, kas nad nõud pessu pannud ja siis on tal ekraani aeg, et seda saad guugeldada juurde, neid süsteeme perekondades on hästi palju. Ja teine on muidugi meie elukaaslased, et kas tunned ära ennast sellest kohast, kus sa oled perekonnas koristaja ja kõik muud ametid siia juurde. 4. asi on see, et kas kõiki pesu peab ilmtingimata triikima. Ma ütleks, et ainult triiksärki peab triikima, teisi asju pole vaja triikida. Ja siin on kindlasti väga tulised vastased ja ma täiega tõstan käed püsti, nagu, et ma ei viitsi nagu oma sokkipõlavapaari ja voodipesu nagu ei, seda ei juhtu. Nagu selle aega midagi muud teha. Ja kui ma triikin isegi seda triiksärki, siis mul on klapid kõrvas, ma saan midagi kuulda. Nüüd võib tunduda, et kõike seda võib liiga palju olla. Ma trennis teen midagi, sõidu ajal teen midagi, triikimise ajal teen midagi ja täiega tegelikult on veidikene vaja sul endal avastada seda, kus on see tasakaalupunkt sinu jaoks, kus sa vajad vaikset aega. Üks suurimaid tööriistu tegelikult väga-väga hõivatud ettevõtjate seas on meditatsioon ehk siis lülitada ennast kõigest välja. See võib olla 10 minutit, see võib olla pool tundi, see võib olla tund aega. Mina ei saa sulle öelda, mis on sinu jaoks see väljalülitamine. See ei pea olema. Meditatsioon on isegi see, et sa lähed oma terrassile, rõdule, õue, metsa ja sa tegelikult nagu lihtsalt ei mõtle parasjagu mitte millegi peale, vaid sa lihtsalt pigem on see, et stopp kõigele. Ma olen praegu lihtsalt see, mis praegu on ja ma ei pea siia mingit sõna taha panema, mis praegu on. Ma lihtsalt lasen endal olla. Ja see on väga suur puhkus, väga suur lõdvestumine. See vajab harjutamist, et võtta endale aega, sest me ei jõua kogu aeg luua, õppida ja siis teha mesilase kombel kõik need to-do listi asjad ära, eks ju. Nüüd väike nipp selle koha peal, kui meil on mega palju asju teha, kui me alustame midagi, siis meil to-do list on 500 ühikut, eks ju, pikk. Hästi kiiresti tekib puuduse teadvus, ehk siis märkamine, kui palju mul on asju tegemata. Kui ma ei pane sinna to-do listi kõrvale listi sellest, mis ma juba olen suutnud ära teha. Ma soovitaksin, endal näiteks oli välisukse peal, niimoodi oli 2 suurt lehte. Üks oli see, mis ma panin sinna vähemasti ühe olulise asja, mis ma päeva jooksul sain ära teha. See teine to-do list oli mul lihtsalt arvutis on ja ka nii-öelda suuremad olulisemad asjad. Ja ma sain postiteid tõsta niimoodi, kui ma olen ära teinud, siis oli mul tehtud asjade seas ja olulisemad asjad, mis nädala jooksul, näiteks iga kord, kui ma lähen uksest välja, mul on seal 7 asja, mis ma nädala jooksul kindlasti pean ära tegema, et nad on mul teadvuses, et ma ei unusta ja ma saan tõsta sealt tegemise listist tehtud listi, et iga kord, kui ma olen uksest välja, siis ma näen ka, et vau, mul on need asjad tehtud, ma olen juba saavutanud midagi. 500 asja asemel mul on 498 asja, see asi siin väheneb, kogu aeg tekib juurde ka, aga kogu aeg on tehtud asju ka juures. Ja siis see puuduse teadvus justkui nagu ei söö ära motivatsiooni, mis muidu
kergesti tekib, et ma lihtsalt ei jõua, nagu ma teen ja mitte midagi ei saa tehtud. Tegelikult me lihtsalt ei märka neid asju, mis meil on tehtud ja selles on nagu probleem. Nüüd teine brutaalne fakt tegelikult on see, et kahekesi on lihtsam, üksi on raskem. Kas sul on pereliige, sõber või mingisugune ühise huviga tuttav, kellega sa saaksid kaaluda ja testida oma äriidee rakendamist? Igal juhul ma soovitan, kui ma saan. Ja võtan täiega sisse selle informatsiooni, et on väga palju ebaõnnestumisi. Ja võtta täiega kinnitan ka seda, et kahesed paarid suudavad palju kiiremini asju korda saata kui üksi tegutsedes. Meie eestilik individualism siin lihtsalt võib-olla ei aita nii palju kaasa. Ma kutsuksin sind tulema rohkem ebamugavustsooni ka siin, ebamugavustsooni selle koha pealt, et ma ei tee ilmtingimata alati üksi kõike, vaid et lähen ja võtan kellegi juurde, mis on kindlasti ebamugav, on kindlasti palju ebaturvalisem kui üksinda teha, sest kui ma üksi teen, ma ju tean kõike, mida ma teen, aga pagan, ma olen selle võrra aeglasem ka, sest ma pean kõik asjad ise ära õppima. Selle asemel, et jagada ära. Ühel on näiteks tootarenduse pool, teisel on turunduse pool ja juba on palju vähem asju to-do listis ja juba on tempo palju suurem, accountability tekib. Sul on võimalik teise inimesega teemadel rääkida. No nii, mul siin elu käib selja taga. Pipi, mis sa teed? Okei. Nii, fookus kadus ära. Kus fookus on? Fookus kadus ära. Ja omast kogemusest räägin, et olen teinud üksi, olen teinud kahekesi toimib paremini, kui sul on see võimalik. Kolmas brutaalne fakt on see, naistel eriti, ära mine 3 kuu jooksul poodi riideid ostma ega jalaluusid ostma ega lihtsalt sinna surfama. Poodi lähe 3 kuu jooksul, tellid kõik toidu füüsilise kulleriga kohale, ise ei lähe kuskile riiulite vahele upitama ennast, sest kui sa mõtled selle peale, kui palju võtab poes käimine aega, siis see on ikkagi tund aega nagu läheb koos sõiduga ära. Ja see on juba üks sükene plokk, mida sa saaksid lisada oma keskendumise ploki sisse. Nii, elu tuleb sisse telefoni jälle. Siis 4. asi, mis ma kindlasti tahan öelda, on see, ja see mõnes mõttes on brutaalne, et analysis paralysis ehk analüüsi kinni jäämine ei toeta ettevõtlusega alustamist. Eriti on oluline see naiste puhul. Meie naised kipume leidma hästi palju murekohti. Toome need nii palju välja, et me uputame ennast ära, nina otsa ei paista enam välja. Ja ägedad vinged mehed kõrval, kes mõtlevad, et okei, aga ma lähen ja teen ja ma vaatan, mis saan. Ta võtab reaalselt sammud ette ja teeb asju edasi. Tema jaoks avanevad nii palju uued uksed, sest ta juba on läinud üks samm edasi. Versus naised, kes on 0 sammu koha peal ja vaatavad, oh my god, kui palju lõvisid siin, nad kõik söövad mind ära. Aga võib-olla söövad, aga võib-olla ei söö. Enamasti tegelikult ei söö. Lihtsalt me ei näe seda, kui me ei ole seda esimest sammu teinud. Ehk siis analüüside üle ei ole mõtet, hakka lihtsalt tegema. Võib-olla sa alustad pirukaputka ideega ja lõpuks lõpetad Amazonis köögitarvete müügiga, et hakkad ise neid tooted välja arendama, aga see teadmine ei jõua sinuni, kui sa ei tee neid samme edasi. Sest me õpime läbi failimise, nii valus kui see ka ei ole. Ettevõtlus on hästi palju failimist selleks, et leida need pisikesed kohad üles, kus me suudame lisaväärtust luua ja millest inimesed on nõus raha maksma. Ja see tuleb ainult läbi failimise. Kallis, pane kinni. Pane kinni. Kinni. Pipi emme lindistab praegu. Täiega elu ju. See on täiega päris elu. Nii. Nüüd lastega võib-olla lisanipp on veel see, et kui lapsed ei armasta, kui sa oled telefonis ja kui sa oled arvutis. Ma soovitan, aga samas nad ei pane sugugi pahaks, kui sul on raamat käes või sul on prinditud lehed käes. Kui sa ei saa YouTube'i videot vaadata, siis prindi välja artiklid. Artiklid on täpselt samadel teemadel nagu YouTube'i videot. Prindi need välja. Kui sa oled mänguväljakul või lapsega mängid või pead olema, ma ei tea, playdate'i organiseerima, siis tegelikult, kui sul on need prinditud lehed kaasas, siis sa saad palju kergemini lugeda versus, kui sul on arvuti või telefon, kus sa seda teed. Sest kuidagi tehnoloogia on väga magneetiline laste jaoks ja nad tulevad lihtsalt vaatama, mida siin teeb ja tahavad hakata ka. Emme, prindi mulle see pilt, ma tahan siin joonistada, ma tahan proovida kirjutada. Ronivad sulle sülle ja siis on nagu, sa ei näe mitte midagi, mis toimub. No see on real life jälle.
Ja väikeste beebide emadele see, et nad magavad palju, magamise ajad ei kulu koristamisele, magamise ajad ei kulu söögi tegemisele. Üks aja kokkuhoidmise nipp on see, ma olen seda väga mõnusasti rakendanud, on see, et ma teen pühapäeval valmis kas siis 4 kuni 7 päeva toidud ja nad on mul ära pakendatud sinna sügavkülma ja ma võtan välja ja siis kas ahjus soojendan panni peal, panen värsket juurde või midagi ja ma saan hästi kiiresti endal toidud ära teha. See on üks sama toit ja kui ma iga nädal söön erinevat toitu, siis nagu ja see on nagu tasakaalustatud, seal on valgud, köögiviljad, mingi süsivesik on sees, siis nagu see ei tekita mulle mingisugust malnutritionit ehk siis ma ei saa toitainet kätte. Aga aega hoian nii palju kokku ja shoppamine toidu jaoks on ka nii palju lihtsam. Aga tulles tagasi väikeste beebide juurde, kui sa kärutad, oled temaga mänguväljakul, lükkad talle kiiguga hoogu sisse, siis ühes kõrvas võib olla podcast. Ta ei pane sinna mitte, sa ei saa panna klappe pähe nagu täiesti, sest see ei ole turvaline kellelegi. Aga ühes kõrvas võib olla ja sel hetkel, kui sa näed, et ta on oma flow'sse läinud või ta magab kärus ja sa jalutad mingisugust 3-tunnist tiiru, täiega see on ju sinu plokk, kus sa saad nagu asju kuulata. Täiega sa võid kaasa võtta mingisuguse digitaalse paberi ja panna kirja sinna mõtted, mis sul vahepeal tekivad. Ja kui sa käru seisma jätad, et kohe ei järka nagu beebi üles. Seda ma olen ise lihtsalt nii palju teinud, et mõtlesin, et toon välja ka. No ja loomulikult on olemas luksuslikud versioonid, võtta lapsehoidja, võtta koristaja. See ei ole eeldus, nagu kellel meist on nii palju raha, et kohe esimesel päeval kõiki seda abi endale tekitada. Paljudel meist ei ole isegi seda luksust, et vanaema abi kasutada. Kui sul on see luksus, siis täiega pane see max out'i nagu. Ütle vanaemale 3 kuud nagu oleme hästi tihedasti koostöös, et ma alustan seda ja sina tule loo mõnusaid ägedaid meeldejäävaid momente oma lapsega. Nüüd hästi oluline koht on ka see, ma olen täiega teadlik, et see on kirglik nagu põrgu on toitumine. Toitumine on mega oluline. Brain fog ehk aju udusus, aju ei tööta. Oled justkui nagu mingisuguses mulli sees, et sul lihtsalt ei jõua, värskust ei ole, teravust ei ole. See tekib hästi palju liiga süsivesikurikkast toidust, ehk siis su veresuhkur liigub hästi kõrgele, tuleb kiiresti alla tagasi ja see tekitab seda toidukooma. Ehk siis kõiksugused väga suhkrurikkad asjad, see, et sa sööd magustoitu, ma võtaks juba magustoidu välja, sest see juba on toidukooma üks komponente. Võtaks suhkru välja nii palju kui võimalik. Pastatooted, saiatooted võtaks välja nii palju kui võimalik. Ja teine asi on see, et sa ei söö liha ja kartulit koos, valku ja süsivesikut koos, sest see tekitab sul kindlasti siukse tunde, et sa tahad panna jalad seina peale pärast lõunasööki. Et hoia siis kas valkes salat või siis süsivesik, eks ju, kui sa tahad sealt veresuhkru trallist nagu läbi käia, ma isiklikult ei viitsi ega taha ega kulutada, sest kui veresuhkru keerad toitumisega pekki, siis sul kulub ikkagi mingi 1,5–2 tundi, et sealt välja tulla. No ja see ongi ju sisuliselt juba see plokk, mida sa saaksid muidu panustada kuskile mujale. Kui mul on veresuhkur pekkis ja ma mitte midagi teha ei saa, siis ainuke asi, mida ma tegelikult saan teha, on trenni teha. Nii et see on ka võib-olla nutikas viis, kuidas switchida ennast ühest tegevusest teise, kui sul on ajaline vabadus. Kui sa töötad näiteks põhitöökohaga kodus ja sa saad oma trenni lükata näiteks pärast lõunat, niimoodi, et sa küll täiskõhuga täiega ei lähe, et siis tekib sul piste ja sul on väga halb ja seda ei soovita keegi. Aga natuke peaks vaatama, kuidas ma saan oma energiat ise juhtida. Ja kui see 3 kuud läbi saab, ma ütleks, alles siis sa oled küps arutama nagu enda peast seda, kas see, mida sa tegid, tõi sulle piisavalt palju rahuldust, sul oli põnev, sa kasvasid, sa arenesid, sa tahad edasi minna või sa tundsid, et sa lööd oma pead nii palju vastu seina või su partner nii sakkis, et sa tegelikult ei saa otsustada. Et see on nagu järelemõtlemise koht, kas ma tahan jätkata selle unistuse elluviimisega. Ma olen katsetanud 4 või 5 erinevat ettevõtte ideed, alates lastemööblist, vending machine'idest, vintage swagist, swag, no siis on mingid tassid, mütsid, bluusid on ja midagi oli veel. Midagi oli veel. Ja ma olen tegelikult jõudnud mingisuguse suhteliselt lühikese perioodiga, kui ma olen dedicatinud ära 3 kuud, 3 tundi päevas. Ma olen jõudnud ikkagi sinna kohta, et ma ei taha neid asju edasi teha, sellepärast, et mingisugune asi on saanud teatavaks, mida ma varem ei teadnud. Ja kui ma oleksin venitanud oma
katsetamist 9 kuu peale, 10 kuu peale, siis ma oleksin ikkagi veitsa nagu raisanud ära kõik selle aja, sest ma ei saa kiiresti infot tagasi. Ehk siis point on tegelikult see, et kui sa tahad millegiga alustada, katsu see kontsentreeritud hetk leida, see aeg leida ja kui mitte midagi muud ei õnnestu ja sa tõesti, ma ei tea, pead töölt ära tulema, mine siis Töötukassasse arvele ja sul on seal mingi, ma ei ole spetsialist, aga seal on mingisugune veidi rohkem kui pool aastat, kus sul mingisugune raha tuleb, et sa ei sure täiesti nälga. Ja ma ei tea, kas ma seda nõuannet tohin anda või mitte, aga ma andsin. Nüüd ma loodan, et mu mõtetest oli sulle kasu. Täiega aktsepteerin kõiki arvamusi, mis sul tekivad ja aitäh, et sa lõpuni vaatasid. Jaan, ma üritan lindistama hakata. Ilmad ka, kui sa teed niimoodi, sul on arvu, et see on võlts naeratusenne. Ma hakkan lindistama, ole nüüd. Pipi, ma hakkan lindistama. Appikene lapsed nagu. Mine pekki. Okei, ma näen teisi. Mine teisi tuppa, mine laste tuppa. Pipi, palun ole vaikselt. Ma pean sind toast välja tõstma. Ma hakkan kohe salvestama. Ei pretendeeri mitte mingisugusele tõele. Võib-olla mu enda mingisugused nopped elust.